Lennart Meri on öelnud, et ükski rahvas pole väike, kui tal on väljapääs merele. Ja seda väärtuslikku väljapääsu, kust aimdub vabadust, oleme siin Tallinnas juba mõnda aega loonud. Üks sellest väärtuslikust teekonnast mereni hakkab aga tasapisi valmis saama ja see kulgeb siin samas Tallinna sadamas. Tallinna sadam on võtnud ette suure pindala, kuidas öelda siis, üles löömise või lille löömise. See on olnud siin sadama lähedal pikalt suletud ala. Me ei tea, mis siin toimetatakse. Läbiv teema loomulikult ongi lille löömine põhimõtteliselt, et tuua siis avada seda ala rohkem siis linnakodanikule, siduda seda siis nagu linnaga tervikuga ja teha seda rohkem roheliseks ja keskkonnasõbralikumaks ja just nimelt inimkeskkonnasõbralikumaks. D-terminali esine maa-ala on olnud Tallinna sadama südamel juba tükk aega, sest puudu oli mugavast ligipääsust ja inimestest, kes tahaksid sadamasse ka niisama tulla. Uus 28 meetri laiune promenaad Vanasadamas ning väljak selle ümber ühendab nüüd ühelt poolt sadama reiditee promenaadiga, teiselt poolt pakub võimalust kulgeda edasi mööda mereäärt. Tee peal on aga avastamisrõõmu kõigile, kes pole ammu D-terminali kanti sattunud. No praegu me seisame ühes basseinis, ma saan aru. On see bassein või? Siin vett ei ole veel sisse lastud, nagu see hullumaja anekdoot on. Ja enam-vähem. Et see tegelikult markeerib ühte seda ühte elementi sadamas. Siin oli kunagi Girardi kanal. Ta oli oluliselt pikem kui see Girardi kanal. Või Girardi, no võtame saksapäraselt Girardi kanal. Mis mees see Girardi on, milleks talle kanalit vaja oli? Tema oli ikka kaupmees ja siia toodi siis kanalist kaudu toodi siis laevadega kaup kohale siia ladude hoonetele lähedal laod olid. Ikkagi raha? Ikka ainult raha ja ikkagi teenimise võimalus, kaubavahetus ja selline. Kanalit mööda toodi kaupsi ja ladude juurde. Ja, just. Meil on 2 suurt kanalit, üks oli Girardi kanal, mis läks kuni siis sinna nüüd Admiraliteedi kanali juurde välja ja siis teine on siis 2 laua vahel on meil oli siis niinimetatud Maieri kanal ka. Ajalooliselt asus Vanasadamas veel ka tõrvasulatamise hoone ehk tõrvaköök. Omaaegne vaatamisväärsus lammutati enne teist maailmasõda, asukoht on nüüd tähistatud purskkaevuga. Ja mis siin parasjagu siis valmib, mis see oranž asi on? See on nüüd vaba aja veetmise koht ja võimaluste loomine ehk ajutine lava. Kuna tegemist on meil planeeritava alaga veel, et meil planeeringu tegevus käib, siis me ei saa siia nagu püsivaid rajatisi teha. Ja selleks siis oligi lahenduseks ajutine lava teha, et kus siis saaks üritusi korraldada, näiteks ka jõuluturgu, etendusi teha, laulda, tantsida, mis iganes. Et soomlased, kes siis ootavad laeva, saavad siin juba väikse tantsujala alla võtta. Aga ma küsin huvi pärast, et mis asi see seal nüüd on? Selline, nagu oleks kuskile üles vaja minna, midagi tegema? See ongi üles minemise koht. Seal on väga vahva trepistik ja üleval on nihuke lava ja ajaveetmise koht ilusate vaadete ja kohtumispaikade nautimiseks. Selge. Siis nagu keegi ootab kedagi või saadab ära või? Just. Ja kui on ilus ilm, nii vedab lihtsalt aega. Alati selle Tallinna sadamaga on mul selline asi, kui ma olen pidanud laeva peale minema. Ma ei tea, millises terminalis ma pean minema laeva peale, kus see täpsemalt asub, A, D, B, C, see on kõik üks pudru mu peas. Ja kui ma lõpuks jõuan autoga siia, siis ma ei tea, kuhu keerata ja kuhu jätta auto. Alati on mingisugune jant. Ja siis ongi nüüd lahendus selline, et meil on olemas kohtumispaik vahetult terminali läheduses, et ka vastutulijatel oleks kohta oodata ilus, saata kena, eks ju, viimane minut kena on ju, viimane vaade linnale kena on ju. Siis nii-öelda lühiajaline parkimine ja drop-off on siis natuke eemal. Ja siis on muidugi meil ka parkimismaja T-terminali juures siin samas taga, eks ju. Kui tuled autoga ja tahad auto parkida pikemaajaliselt, siis jätad parkimismajja, lähed sealt kuiva jalaga üle läbi hoone ilusti terminali ja terminalist siis juba laeva peale. No see on mõistlik ja kaasaegne laeva, mitte siin puude ja põõsaste vahel seiklemine ja navigeerimine. Õnneks on olemas ka selline seadus, mis kohustab siis, kuidas öelda, siis suurte riiklike objektide puhul kaasma ka kunstnik, ehk siis kunstnikud saavad ka oma sõna sekka öelda ja siin ongi üks tore selline protsendikunsti näide. Argo Männik on selle autor, 2021. aastal on see püsti saanud ning see kujutab siin merelainet, The Wave.
Sadamaala kallal on pead murdnud maastikuarhitektid, et lagedale mereäärsele alale natukenegi mugavust ja rohelust sisse tuua. Selle tulemusena kasvab nüüd teeterminali ees 111 puud, ligi 4000 põõsast ja 5000 püsikut ning 4700 sibullille. Ootame kevadet. Kas need taimed nüüd, eks ole, mis väga paljusid inimesi köidavad, kas nad jäävadki sellisteks väikesteks või nad mõnekümne aasta pärast sirguvad suurteks puudeks? No, kõik, kes vähegi kodus on taimi kasvatanud, teavad, et taimed ikka kasvavad suureks ajaga, et siin on lihtsalt kõik on värskelt istutatud ja alles väike, aga ma usun, et siin on arvestatud sellega, et nad annaksid võimalikult kiiresti ikkagi efekti ja kasvaksid suureks ja ka tänavapuud on valitud suhteliselt suured, et ei ole mingeid vitsasid siia pandud, et tuleb leida kuldne kesktee. Need, kes asfalti armastavad, need ilmselt ei armasta väga palju hoolitseda taimede eest, aga tegelikult ikkagi rohelusel on nii palju positiivseid mõjusid linnakeskkonnale, isegi kui see on ainult põõsastik, et ei pea ka alati puud olema. Et ka põõsad annavad piisavalt seda rohelust juurde ja tõmbavad vihmavett ja igasugused muud boonused. Et siis lõpuks, kui see kõik natukene suurem on, siis on päris mõnus, ma arvan. Ja nendes pruunides betoonist sellistes urnides saavad olema siis vist? Sinna tulevad ka puud. Aga need on konteinerites, sest mingitesse kohtadesse oli keeruline päris maaga ühendatud puid istutada, et kas on mingid trassid või mõned muud takistused, et oleks võimalik hädavajadusel neid ka sealt ära liigutada. Alatine probleem, kuidas ühest terminalist teise jõuda, on juba umbes aasta jagu lahendatud lahti käiva jalakäijate silla näol. Muide 2025. aastal hakkab sadamasse sõitma ka tramm, mis saabub otse lennujaamast. Hääl, mis jalakäijate silla kõlaritest kostub, tundub samuti kuidagi ähvardav. Hakkab pihta. Mis see tähendab? Minge ära! Minge ära, sild kukub kokku kohe. Sild on ikkagi 36 meetrit pikka, et selleks, et saada see sild inimestest tühjaks, et inimesed ei tohi sille peal olla, kui ta avatakse. Et siis on vaja ikkagi need hoiatada eelnevalt mitu korda, mitmes keeles, tuttava häälega, mõjuvalt. Ja siin on nüüd kenasti näha, kuidas inimesed käituvad. Ennem silda ei avata, kui kõik nad vaatavad kaamerast ka. Kaamerad on, väga mitu kaamerat on, et see on hästi turvaliseks tehtud, et ohutus eelkõige ikkagi. Kui aga praegu räägime ülimoodsatest sildadest ja vaba aja veetmisest sadamas, siis terve nõukogude perioodi oli sadamaala mereäär kinnine tsoon, kuhu tavainimesele asja ei olnud. Aasta 2007 oli see, kui toonane Tallinna peaarhitekt Hendrik Mänd tuli välja konkreetse kontseptsiooniga, kuidas avada Tallinna mereäärsed alad linnale. Milline see siis oli või kuidas seda kirjeldada inimestele, kes on nagu nooremad vaatajad meie saatel, et mis siin siis vahet oli? Vahe oli see, et tegelikult rannaäär oli sel hetkel ikkagi veel inimestele praktiliselt täiesti suletud. Ja mismoodi ta suletud? Miks? Seal olid valdavalt kas sadamad, mis olid kinnised territooriumid või suured tehased, mis olid kinnised territooriumid. Ja nendes kohtades, kus oli võimalik mereni välja tungida, pidi seda tegema natuke pool niimoodi gerilja moodi ja võib-olla kohalikud elanikud teadsid neid kohti, kust kohast sinna pääseb, aga üldiselt seal, kus ei olnud tööstust, seal oli kas tihe võsa või lihtsalt läbimatud alad ja mereni päris välja siin piirkonnas ikkagi ei pääsenud. No, me seisame praegu külaltki fantastilises paigas minu meelest, vähemalt minu meelest on see fantastiline. Et kuidas sa ise tunned, et kas sa 2007 kujutasid midagi taolist ette või kas see on läinud umbes nii, nagu sa nägid seda oma vaimusilmas või on liikuda ja areneda veel küll ja küll? Mõlemat. Ühest küljest see, kus me praegu oleme, näeb tõesti välja niimoodi, nagu seda sai mõeldud ja see osa isegi oli selles kontseptsioonis skemaatiliselt sees. Ja ka paljud teised kohad, mis siin mere ääres tänaseks inimestele avatud on, näevad ju suurepäraselt välja.
aga tuleb tunnistada, et tol hetkel selle kontseptsiooni süda oli see, mis toimub vahetult linnahalli ümbruses ja kui me oleksime praegu sealpool, siis tuleks tunnistada, et vajakajäämisi veel on. Kergitate siis natuke kardinat, mis siis veelgi üks kihvtim idee on, mida te plaanite teha? Meil tuleb üks sajandi objekt tegelikult ja see on nüüd kogu see esine siin, et nagu praegult näha, ta on meil nii-öelda küll kasutuskõlblik, funktsionaalsus on tagatud, aga ta ei ole päris võrreldav sellega, mis teeterminal on ja mis teeterminal esine tuleb. Ja vastavalt ka masterplaanile me ikkagi näeme siin ette uut linnaväljakut koos selle sama sadama funktsionaalsusega ja uue hoonega, mis on nii terminal kui sadama, siis sadama enda kontor. Siia tuleb niisugune suur objekt, ma loodan väga väärtuslik ja väga arhitektuurselt väga oluline objekt koos siis selle ümbrusega.